Hirm on emotsioon, mis rajaneb ootusel, et midagi halba juhtub meile. Ja sellepärast apostel Paulus kirjutab Timoteusele teises kirjas, öeldes seal kirja alguses oma pojale Timoteusele, et Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ja sõber, kui sa võitled hirmuga täna, ja muuseas paljud inimesed võitlevad hirmudega, hirmud üksinda jääda, hirmud haigeks jääda, keegi lähedane lahkub igavikku, keegi, keda sa armastad, jätab sind maha, hirmud, igasugused läbi kukkuda asju tehes, hirm, lihtsalt surmahirm ja lendamise hirm, hirm madude ja ma ei tea, hiirte ja rottide ja ämblikute ees ja hirm rahva ees olla, sotsiaalsed hirmud, erinevad hirmud, vaimude hirmud, äkki mingid tondid, kollid, mingisugused vaimolendid ilmuvad kohale, erinevad hirmud, millega inimesed tegelevad. Ja kui sa seisad silmitsi mingite hirmudega, siis pea meeles, et Jumal ei ole andnud seda hirmuvaimu. Jumal on andnud sinu sisse usu vaimu. Ja sul ja mul tuleb konfronteerida neid hirmusid ja võita neid hirmud. Nüüd sõna hirm inglise keeles worry tuleb vanast ingliskeelsest sõnast, mis viitab kägistamisele. Ja mõningad hirmud võivad olla lämmatavad. Ilmselgelt oled sa võib-olla ühel või teisel ajahetkel või lapsena olnud situatsioonis, kus mingi suur koer äkki tuli nurga tagant ja sa lihtsalt kangestusid. Ja sa ei suutnud peaaegu isegi hingata ja inimesed on tõesti teadvuse kaotanud hirmu tõttu samuti. Me loeme seda, et kui Jeesus Kristus tõusis üles surnust, siis need Rooma valvurid, kes tegelikult olid ka sõjamehed ja mitte papist mehed, aga nad olid hirmust nii kangestunud ja nad jäid nagu surnud. Ja nõnda hirm võib kangestada, lämmatada. Ja hirmul on tõesti võimas jõud. See on kartus uue ja tundmatu ees, see on rajatud ebakindlusele, täpselt ei tea, mis juhtub, kuidas asi läheb ja arusaadav, et hirm on väga ebamugav olukord inimese heaks karta. Peamised hirmud näiteks USA-s loetleti üles korrupeerinud valitsuse liikmed, lähedase surm, keegi lähedane haigestub raskesti, rahutused ühiskonnas, tuleb uus pandeemia, majandus kukub kokku või küberterrorism, veekogude reostus, bioloogilise relva kasutus. Minu viimase nädala koolitund oli AI, Artificial Intelligence või tehistaju või aru, kuidas iganes keegi seda tänapäeval kutsub. Ja hirm on kahtlemata selles või kartus, et see tohutu mõjutamise tööriist, teatavasti AI võib teha järgi inimesi hääli ja koostada maal ja pilte, kirjutada valmis terveid magistri- ja doktoritöid, et see võib sattuda, selline võim, mõjutamisvõim sattuda väga kitsa ringkonna kätte, kes selle läbi kontrollivad inimesi. Sest inimesi saab kontrollida nende harjumuste, nende ihade, nende soovide järgi, nende vajaduste järgi ja Google ja Facebook ja paljud sotsiaalmeedialehed juba ammu teevad seda. Nii et hirm on midagi, millega inimesed tihti kokku puutuvad. 2016 aastal, enne kui Donald Trump sai presidendiks, oli seal küsitlus, et kuidas inimesed suhtuvad sellesse, et Donald Trump saab presidendiks. 56% ütlesid, et nad kardavad, kui Trump võidab valimistel. See on hirmu põhjuseks. 43% ütlesid, et nad kardavad, kui Clinton võidab. Nii et peaaegu 50-50 ja 18% ütlesid, et nad kardavad nii ühel kui teisel juhul. Igal juhul kardavad. Kartus garanteeritud. Ja sellepärast kõlab nagu üks mees, kes kartis liftiga sõitmist ja nüüd ta pidavat võtma samme selle hirmu vältimiseks, et käib jala, mis siis muud teha, eks ole nii. Aga tõde on selles, et saatan on kasutanud hirmu kui relva juba sajandeid ja see tuli esimesena sisse Eedeni aias, kus saatan külvas hirmu inimesse.
see hirm tol hetkel oli millegist ilma jääda. Kui te sööte sellest puust, siis te saate Jumalast sarnaseks tundes head ja kurja ja mingil põhjusel Jumal ei ole lubanud teil sellest puust süüa, nii te jääte poisid praegu, ja muidugi Eva, okei, naine, jääte praegu ilma millegist väga-väga heast, millest te võiksite osa saada. See oli see hirm, mida siis vaenlane külvas inimese sisse, millegist ilma jääda. Ja hämmastagu see ka pole, tänapäeval on tohutu hulga igasuguseid õngitsemise kirju ja telefonikõnesid ja e-maile, mis püüavad raha kätte saada inimestelt ja kui hämmastav see ka pole, paljud inimesed annavad oma raha sinna ka Eestis. Tohutud miljonid on läinud petturite ja skämmerite kätte, kuna nad kasutavad seda hirmu, et inimene jääb millegist ilma. Kui sa seda asja, toodet ei telli, kui sa sellesse ei investeeri, sa jääd millegist heast ilma. Siin on üks kena inimene, kes tahab sinuga abielluda. 20 aastat sinust noorem ja ihaldab just nimelt sind ja keegi ei taha ilma jääda ja minnakse lõksudesse, millesse läks ka Aadam oma päris alguse faasis. Nii et hirm on siduv jõud, aga selleks, et hirmu võita, tuleb hirmu konfronteerida. Inimesed on pidanud ületama oma hirme selleks, et suuri asju ära teha, suuri saavutusi ette võtta, muutusi läbi viia ühiskonnas, mingisugused ettevõtted üles ehitada, poliitikas või riigimehena mingisugused reformid, programmid läbi viia, sest teatavasti iga liigutus, mis tihti juht teeb, on kritiseeritud kõrgelt. Vahet pole, mis ta teeb. Ja selleks, et üldse midagi ära teha, see nõuab hirmu ületamist, rahva ette astuda ja rääkida sellest, mida sa tunned, mis su südames on, mis sõnumi sulle on antud öelda edasi, nõuab julgust, nõuab hirmu ületamist. Minna ja lennata ühelt mandrilt teisele nõuab lendamishirmu ületamist, mis on tegelikult rajatud surmahirmule. Ja paljud hirmud, mis tuleb meil ületada selleks, et kuskile elus jõuda. Ma vaatasin hiljuti mägironijaid, kes tõusid K2 mäetippu. Väidetavalt üks kõige raskem mägi ronimiseks. Ja mingis aastal oli statistika, et iga 4. inimene, kes oli püüdnud tõusta sinna mäetipus, suri, hukkus. Kas tõusmisel või laskumisel, aga ta ei tulnud sellest välja eluga. Nüüd iga mäkke tõusja seal mäel teab seda ja see trummeldab ta kuklas. Ups, see võib olla, et ma ei tule siit eluga välja. Mis teeb seda, et see inimene jätkab seda mäetipu vallutamist, on, et ta ületab seda hirmu. Minna ja ületada ookeane, otsida uusi mandreid, nagu Columbus, kes Siiliast läks välja ja avastama Indiasse meresõiduteed, avastas hoopis Ameerika. Muidugi need pärismaalased olid juba seal olemas ja avastasid, et keegi ilmus siia randa. Aga ühesõnaga, see on nõudnud hirmude ületamist. Hämmastav, isegi Peetrus, kes kõndis vee peal, Jumala sõna peale, Jeesus kutsub teda vee peal kõndima ja ühel hetkel ta tõstab oma pilgu selle pealt, kus suunas ta liigub, ehk Jeesuse poole. Selle peale, millest ta parasjagu läbi läheb, ehk see on torm ja kõrged lained ja ta hakkab vajuma, usk hakkab vajuma. Ja see on tõsi, kui sa lased oma pilgul ära liikuda sellelt, mis on Jumala tõotused või nagu me eile rääkisime, selle prohvetliku sõnumi najal võideldes seda head usuvõitlust, mis on tulnud autoriteetse Jumala mehe või naise läbi sinu ellu ja mida sa oled kogenud ka oma südames, et see tõesti on kinnitav sõnum sinu jaoks ja sinu tuleviku suhtes. Et keerulisel ajal sa haarad sellest kinni ja kasutad seda kui relva ja selle najal võitled usuvõitlust. Nii et ületamaks hirmusid, see nõuab usu tugevdamist, see nõuab julguse tõstmist, see nõuab seda, et me laeme ennast
Jumala ligiolus, et siis teha seda, mida me oleme kutsutud ära tegema. Ja Peetrus, kui ta pani oma fookuse asjaoludele, olukordadele, situatsioonile, kahtlus hakkas tema hinge tulema. Ja Jeesus küsis, miks sa kahtlesid? Mitte, et Jeesus ei teadnud seda, aga ta tahtis, et Peetrus mõistaks, et kui sa pöörad oma pilgu negatiivsetele uudistele ja kuidas sa ennast tunned, ja ma ei räägi siin asjade eitamisest, aga ma räägin sellest, et sa juba tead, millega sa tegeled ja kogu aeg need mõtted püüavad sind lämmatada ja sa tahad tegelikult usus ja panna oma lootuse Jumala peale ja kõndida sellest asjast võidukana välja ja sul on mingisugune kõrvalt hääl, mis tümitab sind, et sa ei tule sellest välja. Sa ei võida seda olukorda, siia sa sured, siia sa jääd kehva tunnistusega ja tead, kogu asi kukub kokku. Ja sa pead need hääled võitma, oma pilgu pöörama selle pealt sinna suunda, kus sa lähed. Ja see nõuab pingutust ja sellepärast kutsutakse seda usu võitluseks. Ja Peetrus isegi siis Jumala ligiolus, seal samas vee peal, üleloomulikus situatsioonis hakkas kahtlema. See on see inimlikkuse või inimese inimlikkus. Ja me vajame ennast toetada. Nüüd ükski hirm minu elust ei kadunud ära ilma selleta, et ma oleks pidanud seda konfronteerima. Sa pead teadma esiteks, et hirm ei ole Jumalast. 2 Timoteuse 1:7 ütleb, Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu. Ja kurat püüab hirmuga tungida meie ellu. Külvata kõigepealt hirmu mõtte, et me selle vastu võtaksime, seda hakkaksime uskuma, seda propageeriksime igal pool ja nõustuksime sellega. See on vaenlase strateegia. See oli, mis juhtus, kui Iisraeli peavanemad püüdsid minna Kaanani maale. Sealne hirmutas neid, see püüdis külvata neisse selle usu, negatiivse usu, et nad iial ei kvalifitseeru ega suuda seda maad võita. Ja et see nende jaoks siis ka ei tuleks esile. Tegelikult see nõndaga juhtus. Need inimesed ei jõudnud Kaanani maale. Ainukesed, kes jõudsid, olid Joosu ja Kaaleb, kes ütlesid, me suudame selle võtta sellest hoolimata, et seal on raskused. Nad ei eitanud, et seal on hiiglased. Nad ei eitanud, et seal on kindlustatud linnad. Nad ei eitanud neid sümptomeid, neid valusid, neid situatsioone. Me ei ole kutsutud eitama asja, aga me oleme kutsutud usaldama Jumalat isegi ebasoodsates olukordades, sest see on see pinnas, kus Jumala imed esile üldse tulevad. Ja sellepärast ka, kui koguduse koja ülem läks Jeesuse juurde ja palus tal tulla ja tervendada tema tütar ja Jeesus kõndis koos temaga ja ma usun, see on üks imelisem asi, mis inimesele võib juhtuda, et sa saad kõndida koos Jumalaga. Käsi käes tagasi oma keerulise olukorra poole ja siis ühtäkki tuleb seal keegi koguduse koja ülemast, ütleb, et ära tülita enam õpetajad, sinu tütar on surnud ja Jeesus lastab sellele, ütleb, ära karda, usu vaid, siis su tütar saab abi. Teiste sõnadega, peata see hirm. Ära sellele lase endast võimust võtta, seisa sellele vastu, peata hirm. Kuidas see mees peatas seda hirmu, ta ei läinud selle jutuga kaasa, ta ütlen, et kuule, sorry, aga tõesti, ma usaldan seda, mis mul on siin need mehed öelnud, mu tütar on tõesti surnud, aitäh, et sa olid valmis tulema, aga siit edasi minu usk üle ei lähe, ma ei usu, et siit edasi sa saaks teda aidata, mine tegutse siin asjadega edasi, vaid see koja ülem tegi ühe mõistliku asja, mis siis järgmise tark asi on teha, lihtsalt oled vait, ei räägi uskumatust välja, ei räägi välja seda, mida sa võib-olla isegi emotsioonina sel hetkel tunned. Ja ta teine tähtis asi, mis ta tegi, ta jätkas liikumaks selle asja suunas. Muuseas, koerad haistavad hirmu, nagu öeldakse, muidugi nad ei haista hirmu kui sellist, aga haistavad teatud igi, lõhna ja molekule, mis ilmuvad siis õhku sellest, kui inimese südametegevus tõuseb, vererõhk tõuseb selle kartuse tõttu ja mingisugused kemikaalid ilmuvad õhku, koer haistab seda oma ninaga, aga on tehtud uuringud, et kui see koer näeb, et selle inimese tegutsemine ja käitumine on ikkagi kindel, enesekindel, siis koer lähtub sellest käitumisest, mitte sellest lõhnast. Nii et see kojaülem ka jätkas ikkagi minemaks selles suunas, kus ta teadis, et see lahendus tuleb ära teha. Tütar tuleb siis surnust üles äratada, miski peab juhtuma.
ja ta ei andnud alla, ta peatas hirmu ja toitis oma usku ja läks koju, kus ta sai ime. Ja sõber, usk on vägev jõud. Ja kui usk ja hirm kohtuvad, siis hirm peab laskma jalga. Ja usu läbi me võidame, nii nagu Jeesus ütles, ära karda, usu vaid ja see olukord laheneb. Nii et sõbrad, ma tahaks julgustada teid sel hommikul, hoolimata sellest, milliseid negatiivseid uudiseid maailm täis on või mida sa isiklikult tunned või koged või millest sa läbi lähed. Hirm on lihtsalt indikaator sellest, et see, mida sa teed ja kes sa oled ja mida Jumal on kutsunud sind ära tegema, on liialt ohtlik vaenlase kuningriigile, et ta püüab iga hinna eest sind hirmuga peatada ja jätka seismaks usus ja võitlemaks seda head usuvõitlust. Ja sa näed, et hirm haitub ja sa oled vaba sellest ja Jumala rahu täidab sinu mõtted ja hoiab sinu mõtted Kristuses, Jeesuses.